1920. aastate esimesel poolel tõmbavad tuhandeid pealtvaatajaid tribüünidele mitte üksnes Eesti koondise, vaid ka meie paremate klubide omavahelised mängud. Publiku koosseis on meeste puhul läbilõige ühiskonnast. On nii poliitikuid, kõrgeid sõjaväelasi, uhkeid daame, haritlasi, töölisi ja põnevil poisikesi. Otsustades pealtvaatajatest tehtud fotode põhjal võib öelda, et naisi on umbes 10. Eesti klubide fännid käivad kaasa elamas ka oma lemmiku teise ja isegi 3. meeskonna mängule. Päevaleht kirjutab 1921. aastal, kuidas Eesti meistrivõistluste 3. liiga finaalmängule elasid kaasa nii Tallinna Spordi kui Kalevi laulukoorid ja õhkab, et see kõik on eelmäng samade klubide esindusmeeskondade kohtumiseks. 2 kange põhimeeskonnad saavad kokku Eesti meistrivõistluste poolfinaalis ja selle eel kirjutab Päevaleht. Võistlusi on siin alati suured poolehoidu avaldajate kisakoorid saatnud. Meil on neid viimasel ajal laulukoorideks hakatud nimetama. Mitmesuguste käratõstvate riistadega, puust tehtud täristajatega alates ja tulekahju pasunatega lõpetades varustatud hulgad on suurematel võistlustel oma kisaga esimesele kohale jõudnud, tõrjudes võistlejaid meeskondi teisele plaanile. Oma fännid on ka 3. suurel meeskonnal Tallinna jalgpalliklubil. Seda kirjeldab Päevaleht sama aasta augustis peetud Harjumaa esivõistluste mängu Sport Tallinna jalgpalliklubi kohta käivas artiklis. Sporti laulukooris olid peaasjalikult loomulikud kõrid ja viled, klubikooris aga isesugused instrumendid, käristised ja lisaks veel üks kelluke, mis õige isevärki häält tegi. Klubivärvide üle oskavad uhkust tunda ka mängijad. Ootamatult tänapäevaselt kõlab Tallinna spordiründaja Oskar Üprausi kohta kirjutati, et võidu puhul on mees rõõmus ja askeldab oma klubi värvidesse riietatud titega.